tere! Räägime täna komeedist Atlas. Aleksis Varnum on praegu rääkinud meile Atlasest niimoodi, et me võiksime olla rahulikud ja et me võiksime selle teksti abil teha hästi hea eesti keele ülesande. Aleksis Atlasest korrasta õigekeelsus, kirjelda oma suhtumist komeetidesse. Esimene lause. Me paneme sõnade järjekorra õigeks. Praegu räägitakse palju. Tõstame sõna sinna. See näeb välja noolega, mis läheneb maale. Taas kirjutan selle artikli inimestele. Me tõstame ka sõna taas. Natukene pärast õiget sõnade järjekorda. Kirjutan taas selle artikli inimestele, kes tunnevad energiat. Keegi usub. Nüüd on meil ühes lauses 2 korda sõna keegi. Me saame sellest probleemist üle, asendades teist korda sõna keegi, mõni. Keegi usub, mõni mitte, aga see on tema enda valik, kuidas suhtuda ja mida tunda. Aga ei ole vaja. Me paneme selle koha peale punkti. Punkt. Ja alustame mina suure tähega. Mina tahaksin, et see info jõuaks teieni, selleks ma siin olengi. Punkt. Emotikon punkti ei asenda, nii et meie alustame uut lauset. Mina tahaksin, et see info jõuaks teieni, selleks ma siin olengi. Punkt. Kus asub komeet? Väikese tähega. Vastus. Suure vankri all ja valmistub tõeliseks vaatemänguks. Selle teen ettepaneku asendada sõna tema. Tema heledus kasvab kiiresti. Eriti huvipakkuv on 21. oktoober, mil komeet läheneb maale umbes 0,6 astronoomilise ühiku kaugusele. See tähendab, et komeet muutub palja silmaga nähtavaks ja on lihtne saak nii harrastusastronoomidele kui ka fotograafidele. Isegi nutitelefonid, millel on öötaeva pildistamise režiim, suudavad selle tabada. See komeet on pigem neutraalne jõud. Kui midagi tühja või sihitut. Paneme punkti, alustame uut lauset. Ei tulnud. Lisame sõna ta, kui tohib ikka. Ei tulnud siia maailma. Ei. Nüüd me vajame veel ühte sõna, meid. Ei tulnud ta siia maailma ei meid kahjustama ega ülendama. Ta on neutraalne. Selle, pigem ütleme siis tema kohalolu kannab eesmärki anda kollektiivsele väljale energiatõuge, mis omakorda toob inimkonnale teatava edasiliikumise. Mõnedes
teeme ainsuse, mõnes võib see esile kutsuda või võimendada emotsioone, segadust ja võib-olla võtame ära sidekriipsu, võib-olla see on täiesti üks sõna ja võib-olla ka hirmu. Me paneme siia punkti, veel enam, me teeme taandrea. Teistes suure tähega, uus lõik, me ei pane kunagi rohkem kui 2-3 lauset ühte lõiku. Teistes tekitab see kergendust, helgust ja juba olemasolevate, Aleksis, pigem kirjutame selle lahku, eks, juba olemasolevate, sellepärast et olemasolevate ees on laiend juba. Niisiis, kirjutame lahku juba olemasolevate positiivsete vibratsioonide tugevnemist. Komeedi möödumise ajal hoidke oma valgust ja selgust. Ärge liituge kollektiivse paanikaga, mis võib komeediga seonduda ja mitte komöödiga. Olge tähelepanelikud, ent jääge kõrvalvaatajaks, jälgige toimuvat. Kaksikpunkt on hea, koolon. Selle energia on tuntav ja annab tõuke suurtele muutustele alates praegusest hetkest kuni 2026. Me teeme kõik sõnade muutmised, me teeme kõik käänete lisamised omastavast käändest 2026. aasta jaanuarini. Nagu mainitud, võib see ulatuda, lisame sõna mõju. Muidu me ei tea, mis ulatub. Nagu mainitud, võib see mõju ulatuda emotsionaalsetest raputustest vibratsioonide tõusuni, paljudel tuleb silmitsi seista illusioonidega, millesse nad on kaua uskunud. Mulle tundub, et siin võiks olla veel üks sõna, liiga. Ehk siis lisame sõna, millesse nad on liiga kaua uskunud. Näete, kuidas pinnale tõuseb midagi uut nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil. Nii saab nähtavaks see, millest on aeg vabaneda. Mis enam, kääne läks käest ära, teeme õigeks, mis enam inimkonda ei teeni. Ja ning ega või nende ette koma ei käi, mis tähendab, et me võtame koma ja eest ära. Mis enam inimkonda ei teeni ja avaneb ruum laienemiseks. Me teeme siia taandrea. Komeedi mõju tipp jääb 27. oktoobri ja 20. novembri vahele. Selles ajavahemikus võite kogeda ajajoone hüppeid. Meil eesti keeles alati algavad jutumärgid alt. Ajajoone hüppeid, jutumärgid alt ja siseneda uude ärkamise faasi. Galaktilised sagedusvood võimendavad seda protsessi. Eemaldub seisak, tõed
saavad ilmneda ja kollektiivne ärkamine kiireneb. Võite tajuda seda kehas erinevate piirkondade surbena, rahutuse, pigem me ütleme enamasti ärevuse või järsu selguse hetkedena. Ärge võidelge sellega, selline koma. Lubage sellel vabaneda. Kõik, mis nüüd pinnale kerkib, ongi tulnud tõusma. Ma pigem pakuksin sõna tõstma. Inimene on kõige tähtsam, järelikult ongi tulnud tõstma. Sai hea küll. Ja muutuma. Maa ja kõik, mis sellel elab, häälestub kiirenevale evolutsioonivoolule. See ei ole väga eestikeelne. Häälestub kiirenevaks evolutsioonivooluks. Hingake sügavalt, hoidke tasakaalu ja pidage meeles. Kiirenemine ei ole kaos. Vana lagunemine on uue sünd. Ilus on. See ei ole just komeet Atlas. See on hommik Eestis. Aitäh, et kaasa tegid.